Isamaa on juba mõnda aega nautinud Tallinnas kaalukeeleks olemist ja eile teatas ajakirjanikele, et täna leiab aset Isamaa ja Keskerakonna omavaheline kohtumine. Aga Keskerakonnalegi üllatuseks jättis Isamaa selle kohtumise ära ja eelistas läbirääkimisi hoopis vähemalt täna parempoolsete ja Reformierakonnaga, sotsiaaldemokraatidega kohtuti juba eile. Kas see on märk sellest, et Isamaa on, kui mitte juba otsustanud, siis vähemalt otsustamas, kellega teha Tallinnas võimuliit? Me oleme tegelikult algusest saadik öelnud välja, et me soovime vastuseid 15 Tallinna sõlmküsimusele. Ja kuna Nelikliidus alguses arvati, et me teeme nalja või vigurdame, me ei teinud. Meil on ju Nelikliiduga varasemast nii palju külmutatud küsimusi, millel ei ole vastuseid. Me ei tea, kuidas käituvad uued partnerid, kes Eesti 200 asemel sisse tulid. Me ei tea, kuidas nüüd Reformierakond muutunud koosseisus Tallinnas käituma hakkab. See oli elementaarne, et me tahame saada vastuseid küsimustel. Solman lubab, et kohtutakse ka Keskerakonnaga, kuid nii Nelikliidu kui Keskerakonnaga valitsuse moodustamiseks oleks Tallinnas nii plusse kui miinuseid ja nad ei suuda veel otsustada. Jah, küsimusi ja sõlmpunkte me oleme nüüd kuude kaupa juba kuulnud, mis Isamaale tähtsad on, aga kas see on praeguseks saanud selgemaks pärast neid kohtumisi? Me kohtume homme või ülehomme ka veel Keskerakonnaga, siis kutsume kokku oma juhatuse, kes annab oma hinnangu toimunule ja siis tuleb ka otsus. Selle nädala erinevatest juttudest poliitikutega on selgeks saanud, et Isamaa valikud on väga keerulised. Ühelt poolt kardetakse Nelikliidu sisemisi tülisid, näiteks kuidas saavad omavahel hakkama sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed, teiselt poolt kardetakse aga teatud küsimusi Keskerakonna puhul. Väidetavalt murtakse väga palju piike linnaliikluse teemal. On, eks ole, lillepotid ette asetatud, et inimene pole justkui enam kesklinna, kui tal on auto, ei ole oodatud. Keskerakondlased on praegu jäänud äraootavale seisukohale, aga kinnitavad, et iga hinna eest nad ei tahakski valitsusse minna. 1,5 aastat tagasi oli ikka kurtmist ju, et töökohad kaovad, koondamised tulevad, kus inimesed leiavad rakendust. Seni on nad palka saanud Keskerakonnas linnasüsteemis mõnikord eristamatult. Siin on olnud ka jutt, et kui nüüd ei suuda Kõlvart pakkuda inimestele tööd ja leiba linnasüsteemis, et siis jooksevad inimesed laiali. No just need inimesed, kes ei oska väljaspool linnasüsteemi tööd teha, on erakonnast läinud. Ja täna meil fraktsioonis on kõik iseseisvad inimesed, kes oskavad nii tööd teha kui ka poliitikat ja ei sõltu sellest, kas tuleb uus töökoht või mitte. Pigem me lähtume sellest, et täna Keskerakond on palju tugevam kui 1,5 aastat tagasi ja me suudame teha tööd ka opositsioonis.